tere, mina olen Pille Naminamist ja me teeme täna rosinakisselli, mida me serveerime riisipudruga. Rosinakisselli teeme me Aura kollase ploominektarist ja siis läheb meil vaja natukene rosinaid. Mul on siin kahte tüüpi seemnetete rosinaid, korinte ja tavalisi rosinaid. Ja sinna kõrvale läheb täitsa tavaline riisipuder siis piimast, pudruriisist ja natukesest soolast. Kõigepealt on vaja võtta natuke rosinaid. Mul on siin kahte sorti erinevaid rosinaid. Mul on siin korinte, mis on sellise pisikese kreeka rosinad, hästi armsad. Neid ei pea erinevad olema, aga lihtsalt on lõbusam, kui sellises on eri sorti rosinaid. Ja siis on tavalised sultana rosinad. Need on natuke suuremad. Ja neid läheb umbes 100 grammi jagu. Ja siis valame sinna peale lihtsalt pool liitrit kollase ploominektarit ja jätame umbes pooleks tunniks, soovitavalt paariks tunniks paisema. Et siis rosinatel on aeg pehmeneda ja maitsed ka natuke segunevad. Siin poti sees on täitsa tavaline riisipuder. Pudru valmistamiseks võtsin 2,5 detsiliitrit vett, 2,5 detsiliitrit pudruriisi ehk ümarateravilist riisi. Panin nad potti, lasin keema ja siis paari minuti pärast lisasin liitri piima ja natuke soola maitseks. Suhkrut mina riisipudru sisse ei lisa. Siis kuumutad keemiseni, lased tasakesi seejärel kaanal haudud umbes pool tundi, 40 minutit, oleneb riisist. Ja siis saad riisipudru. Rosinad on meil nüüd siin ligunenud pool tundi ja nüüd me ajame lihtsalt selle rosina mahlasegu keema. Kisselli paksendamiseks võtame supilusikade ja kartulitärklist ja segame paari supilusikade ja veega. Segame ühtluseks pastaks. Niimoodi. Ja siis segame selle kergelt podiseva kisselli hulka siin lihtsalt peene nirena. Ja siis kuumutad natukene, kuni uuesti keema hakkab. Ja võtadki tasakesi juba ära. Nüüd on meil riisipuder ja rosina ploomikissell on valmis. Et serveerimises tõstame siis kaussi kõigepealt riisiputru. Tükki parajalt suure portsu. Ja siis sinna peale läheb rosinakissell. See on siis selle ploomimahla baasil. Ja ongi valmis. Hästi lihtne maitse magustoit.